Mina olen alati teadnud seda kui sildimäng. Guess who? Kas see mees või see poiss on mu type? Sina. Kas ma teenin leiba millegi traditsioonilisega? Ei, üldsegi mitte. Ma tegelen mingi spordiga. Ei. No mida? Aga sa oled heas vormis. Kas ma austan teda? Ma loodaks. I swear to God, kui ma olen Maria. Tere kõigil! Ma tahtsin täpselt teete ise intolist meie eest. Aga oota, teeme kõik koos. 1, 2, 3. Tere kõigil! Laura! Okei, Laura on so cool for this. Gäng on tagasi koos. Minul on rõõm teid siin videos tervitada, et te leidsite aega, et astuda läbi. Ja täna meil on süge natukene lustakas plaan. Plaani autor on tegelikult Laura, kes siis mulle üks päev saatis TikToki, et me võiks kindlasti mängida seda naljakat mängu, kus sa pead ära... Mina olen alati teadnud seda kui sildimäng. Guess who? Inglis keeles siis guess who, kus sul on... Arva, kes sa oled. Meil on peas kroonid ja nimed ja hakkamegi arvama. Kus see idee tuli oligi, et kellelgi oli siin ees James Charles. Siis küsiti, et kas ma oskan laulda ja siis see teine vastas, et sa arvad, et sa oskad. Ja siis sellepärast see oligi ja. Me tohime küsida kõik jah ja ei küsimusi siis ainult. Nii ma näitan nüüd kaamerasse. See on Laura esimesena. Saad sättida jah seda endal. Nii ja nüüd Anna. Tema on Anna esimesena. Väike papagai. Nii. Me valisime temakese. Kuidas ma annan välja? Kas ma olen naine? Ja. Kas ma olen mees? Ja. Kas ma olen mees? Ei. Kas ma olen eestlane? Ja. Kas mina olen eestlane? Yes. Kas mul on tumedad juuksed? Pigem ei. Ja. Ma arvan, kui sa mõtled selle inimese peale, sa ei mõtle, et tal on tumedad. Ja kindlasti. Aga nii hea küsimus. Kas ma olen... Kas ma olen... Nii, peab mõtlema, kuidas küsida, on ja? Kas ma olen noorem kui 30? Ei. Kas mul on keskmise pikkusega juuksed? Hea küsimus. Pigem ei. Kas ma olen Eesti meelelahutuse valdkonnas? Ei. Aga kas ma olen nagu meelelahutaja oma olemuselt nagu? Ma ütleks küll. Ja ei, ma ütleks. Ei saa nii öelda. Mina ütlen, et pigem oled. Okay. No see on sama pigem. Okei. Kas ma olen poliitik? Ei. See oleks väga naljakas, kui oleks. Okei. Kas ma olen välismaalane? Ei. Kas ma teenin leiba millegi traditsioonilisega? Ei. Üldsegi mitte. Ei, jah. Nagu the opposite. Okei. Kas ma olen televisioonis? Võib-olla kunagi olid. Aga pigem mitte. Mitte nagu tööna. Kas ma olen poliitik? Jah. Kas ma olen selle inimesega kohtunud? Jaa. Kurat, kui hea küsimus. Sul on hea roster, kellega sa kohtunud oled. No jah, see could be anyone. Sa mingi podcasti neid 7 aasta. Kas ma tegelen mingi spordiga? Ei. No mida? Aga sa oled heas vormis. Mida pekkina? Ma heast ei arvasta mitte kunagi ära. Arvad, nii. Kas ma olen Lavly Perling? Ei. Laura on suht lähedal, sest on ainult nii palju naispoliitikuid, vaata. No. Oota, mina ikkagi võidab see, kes on ära arvab. Ärge unustage, see on võistlus. Kas on või? Aga mis sa võinden? Mitte midagi. Kas ma olen viimasel ajal meedias pildis olnud tugevalt? Ei ole väga. Tugevalt mitte. Okei. Ei. Kas ma olen laulja? Ei, aga sul on laule. Laulad vahel. Appi kui haige. Laulad vahel. Nagu oma töö tehes sa vahel laulad, aga sa ei ole nagu ametilt laulja. Sul on kõige haigem inimene, keda arvab. Tal ikkagi on amet, aga see on... Vist amet on isegi mina ei tea, aga me ei saa öelda. Kas ma olen üle 30? Jah, ikka üle. Jah, aga nagu mitte väga palju. Okei. Kas ma olen laulja? Ei. Kas ma olen 20-ndates? Ei. But you wish enam you were. Mitte. But you wish you were. Kas ma tegutsen ka sotsiaalmeedias? Pigem mitte. Nagu ma arvan, et sa ei jälgi teda. Seega sa ei teaks. Kas on võimalik, ma isegi ei tea sellist inimest? Ei ole võimalik. Hästi. Kas ma olen mallukas? Ei. Ei, fuck, vale pakkumine. Ta ju on meedias on viimasel ajal palju. Oota, ma annan sulle ühe vihje. Ta on mõnes mõttes nagu esineja. Esineja.
kas ta on näitleja? Täitsa pers. Ta laulab. Luisa värk. Ei, ta on tuntum. No kas ta on nagu sotsiaalmeedia staar ka? Jaa, ma ütleks ka. Okei. Kas mina olen temaga kohtunud? Jah. So cool. Take your guesses, bitch. Mul meeldib, kui me mõtlesime nimesi, meie suurim murre oli, seda on liiga lihtne ära arvata. Kas ta on president olnud? Ei, aga teine üks suur amet. No, ma tean, kes ma olen. Maria, see oli nii halb, see oli liiga suur vihja praegu. Ma tean, kes ma olen. Ma ütleksin, see amet on asi, millega sa peaksid nagu, millal sa peaksid süvenema. Okei. No jah, sest kui ma küsisin, kas on sotsiaalmeedia staar ka, ta ütles, jah, ta nagu põhiamet ei ole olla sotsiaalmeedia staar nagu mina või keegi on. Ja, sest mu amet on olla sotsiaalmeedia staar. Naine, järsku ma ei tea ühtegi naist, kellega ma olen kohtunud nagu. Andke mingi minivihje. Ta on olnud su podcasti külaline. Okei, oota, ma käin nüüd podcasti külalisi läbi. Okei, kas mul on pikad juuksed? Äkki mul tekib visual. Tere nüüd, et on keskmised juuksed. Jaa, ma oleks keskmised juuksed, nagu mul. Okei, aga ma küsin, kas sa on Harimati? Ei, kas ma olen Kaja Kallas? Jaa. Oh my god, kui slay. Aga Lavly Perlingul küll pole heladad juuksed. Nad on oranžid. Kes ma olen? Palun andke mõni vihje. Ma ei mäleta kedagi, kes on oma podcastis käinud. Kas ma olen? Nii, sa vaatasid läbi nii selles ja... Ei, mul tuli üks naine meelde. Kas ma olen Epp Kärsin? Jaa! Ei, sa vaatasid seal. Ei vaadanud, sest mul tuli meelde, et kukkus. Okei, kas see inimene meeldib mulle? Arvan ei meeldib. Ei vä? Oota, nagu jaa. Kui sa mõtled tema peale, sa oled nagu, ta on ikoon. Aga et ma olen öelnud seda vä? Nagu sa ütleks seda, jah? Ma ütleks? Jaa. Appi, mulle meeldib nii vähest inimesed. Kas ma olen temaga rääkinud? Talle meeldib käia ringi ilma särgita. Ei ole temaga rääkinud? Ei, niimoodi esinemise ajal võib-olla korraks niimoodi. Aga mitte nagu one on one. Oota, ilma särgita. Tema nagu amet on ka unconventional. On ka unconventional. Aga nagu ta esineja. Natuke läheb... Mitte sellesse valdkonda täiesti. Marko tasand. Püha jumal. Kus sa kohtunud oled temaga? Ryan'i sünnipäeva esinenud. Aga seal me nagu, sa otseselt ei rääkinud. Aga vaata, nüüd me oleme soojad minu pärast. Teine ring läheb. Jaa, sa oskad mõelda palju paremini. Laura on tema. See on Anna. Seda mängu on naljakas teha nagu tuttavatega ka. Nagu et omavahel. Kas ma olen naine? Ei. Mees. Kas ma olen mees? Jaa. Kas ma olen mees? Jaa. Me oleme kõik mehed. Kõik mehed. Kas ma olen temaga kohtunud? Jaa. Kas ma olen eestlane? Jaa. Kas ma olen eestlane? Kas meil oleks natuke millestki rääkida? Jaa. Kindlasti oleks. Kas mul on lapsed? Ei. Kas ma olen laulja? Ma olen temaga on friendly terms, ma olen mees ja ma ei ole laulja. Seega kas ma olen sisulooja? Ei. No... Ei ole. Ei ole. Kas mina olen selle inimesega kohtunud? Jaa. Oi. Laura vastab nii ruttu, et uuesti küsida. Ja, edasi. Lock the fuck in. Kas ma olen temaga kohtunud? Jaa. Oota, ta ei ole sisulooja ega laulja. Who the fuck? See on just... Kas tema on üle 30? Jaa. Kas ma olen Eesti meelelahutusmaastikul? Jaa. Ma olen Eesti mees, kes on üle 30 ja ma olen temaga kohtunud. Jaa. Kas ma olen meelelahutusvaldkonnas? Jaa. Kas ta on mu podcastis käinud? Ei ole. But sure. Mul oli teine küsimus planeeritud. Sure. Kas ma olen midagi cancelable'i teinud? Ei. No mida noh? Imo mitte. Kas ma olen näitleja? Kas ma olen tele? Jaa. Kas ma olen tele? Sa oled tele. Kas ma olen koomik? Ei. Ei ole, okei. Ma ei ole laulja, ma ei ole näitleja. Kes ma üldse siis olen? Kas ma olen ikoon? Jaa. Ma arvan küll. Tele ja ma ei ole laulja, seega ma ei saa olla Karl-Erik Taukar. Kes on veel tele? Ma arvan, et ta on telesaatejuht. Ma arvan, aga oota, see ei ole minu küsimus. Ma võib-olla teen nüüd sugi pakkumise. Kas ma olen Roald? What the fuck? Jaa. Aga samas nagu vaata, me panime liiga lähedale Sakule, vaata. Samas ma tahtsingi seda teist. Roald on mul lemmik! Ma olen väga hea meelega Roald ja võitja. Nii.
Kas ma laulan? Jaa. Kas ma olen Marko Reikop? Ei. Kas ma räpin? Jaa. Ma räpin. Te mõlemad võiksite tegelikult ära pakkuda. Ma suunaks teid võtma riske, kui on mõni mõte. Hästi. Kas ma kuulan tema muusikat? Ma ei tea. Ma pean ütlema, et ei. Ta on Eesti muusika. Ma arvan, et ei, aga sa toetad teda, ma arvan. Et ma toetan teda. Okei. Kas ma olen teles? Jaa. Ma tean, kes ta on. Aga ma olen näitlejan ja mu pakkumine oleks pekki. Kas ma olen temaga hiljuti kohtunud? Ausalt öeldes ma ei tea. Ma arvaks, et pigem mitte. Et pigem mitte. Ma arvan, et mitte. See mäng läks selleks, et nagu ma isegi ei vasta sulle, vaid olen mingi teles. Ja, samamoodi tee. Maria vasta. Ma olen kohtunud temaga nüüd hiljuti tööl. Tõenäoliselt Tea mitte. vist mitte, jah. Kas ma olen brünett? Brünett? Aga tele on osa tema tööst. Tal on ka teine osa tööst. Mis ei ole sotsiaalmeedia. Okei, ma teen väga riskantse lõika praegu. Lock in. Kas see mees või see poiss on mu type? Sina pead vast, ma arvan, tead paremini võib-olla. Kas ta oleks mu type? Mida küsimus? No ma pean, Okei, oota, ma pean mõtlema. Nagu su type on ka vaata natukene muutlik, aga nagu overall vist ei. Vist ei. Kui ma võtan arvesse nagu, ma ei räägi ainult välimusest, vaid kogu. Ma ei tea, kes ma olen. Välimused, kust ma tean, kas ta on? Appi. Oota, brünett. Noh. Ma olen Shania Falcon. Jaa. No mida, Expert, dare I say. Nii Anna, come closer and take a fucking guess now. Ma proovin nii väga. Ma käin praegu Eesti muusika auhindade laudu läbi. Ta laulab ja räpib. Või räpib, ta pole Nublu, ta pole Sam. There's only one. There's literally Jah. üks alles või? Kui seal on ainult üks vastusel alles. Ära rohkem mitte. Appi, kas, mida? Mul on juba piinlik, ma ei suuda meenutada. Ta lihtsalt ei tule sul praegu, et äkki ma laulan mõne laulu Ei. sõna. Me oleme käinud keegi ta kontserdil. Jaa. Jaa. Mina olen ka käinud või? Jaa. Mina No ma ei mäleta me ei ole nüüd. nagu piletit ostnud. Oota, ma ei mäleta otseselt. Villem! Jaa! Ma tean, et ma joon vett, aga tema oli rüvist. Mina ka! Enne kui me läheme viimase ringi juurde, kus Laura peab ära arvama seda, et ta on tema ise, mis pakkus meile väga palju nalja, tahaksin ma öelda suur aitäh minu pikaajalisele toetajale Sirvile. Nagu te tõenäoliselt teate, sirvi.eu leht on minu paberajakirjanduse hobi toetanud nüüd juba väga pikalt ja nad on parima valikuga koht endale paberil ajakirjade soetamiseks, koju tellimiseks ja selleks, et teile ka ikkagi suvel lugemist jaguks, otsustasime me kinkida ühele teist minu blogi vaatajale tasuta aasta tellimuse ükskõik millist sinu valitud väljaannet. Nagu te teate, minu lemmikud, mis muga kodus käivad, on alati siin Edasi, Vogue, Anne ja Stiil ja Breathe, aga sa võid valida ükskõik millise väljaande endale. Loosis osalemiseks anna mulle lihtsalt kommentaarides teada, millist väljaannet sina endale tahaksid ja lisa juurde ka mingi koht, kus ma saan suga ühendust võtta, kui sa võidad, kas email või Instagram, mis iganes, mida sa regulaarselt jälgid ja kus juures me paralleelselt teeme ka Instagramis Sirviga loosi, et kui tahad topeltvõimalust võitmiseks, võid ka Instas osaleda. Kui see ei ole juba üleval, kuidas ta vaatate, siis see läheb õige pea, nii et hoidke silm peal. Aitäh Sirvile, et te mind toetate, aitäh teile, et te mind vaatate, et mul üldse saavad olla toetajad siin videotel, et ma saan seda oma tööna teha, ma saan oma tööna mängida sildimängu oma parima sõbranna ja õega, mida asja. Ja rääkides sildimängust, lähmegi tagasi video juurde. See viimane raund oli väga naljakas. Laura on tema. See on nii crazy. Me vist tõesti. Very funny. The crown is on. Anna on tema. Kas mina ma näitasid? Jaa, ma näitan teile. No nii. Nii, kes ma olen? Jaa. Kas ma olen naine? Yes. Kas mina olen mees? Jaa. Sorry, ma mõtlesin, sa hakkad küsima, kas mina olen järgmine. Jaa, aga jaa, sa oled mees. Ma olen mees. Okei, kas ma olen eestlane? Ei. Kas ma olen eestlane? Jah. Kas mina olen eestlane? Ei. Ei ole. Siis ma mees, okei. Kas mina olen naine? Jaa. Kas ma olen Eesti meelelahutus valdkonnas? Jah. Jah. Kas mina olen nagu sisulooja?
ei. kas mina olen laulja? ei. Jälle mingi kas mina olen laulja? ei. Kas ma olen mingi näitleja või? Ei ole. Jumal tänatud, ma ei tea neid. kas mina olen sisulooja? Nagu kaudselt jah. Sa oled nagu sotsiaalmeedia maastikul. Aga sa postitad sotsiaalmeedias? sa postitad sotsiaalmeedias Okei, aga see on sinu töös, järgi, aga see ei ole nagu ametilt sisulooja, aga sa ikkagi postitad palju. Naine, välismaalane ja... Eesti naine, kes on meelelahutusvaldkonnas ja ei laula. No one. Who's left? Kas ma olen alla 30? jah. Kas mina olen gei? Ei ole, ma tean. Ei ole ja... aga miks te natuke mõtlesite? Ei, ma ei mõelnud, ma mõtlesin oma küsimust. Selge. Kas mul on podcast? Ei. Okei. Kas ma olen sisulooja? jah. Oota, kas ma olen laulja? Jaa. Kas ma olen blondiin? Ei. Kas ma olen kohtanud selle inimesega? jah. Jaa. Korduvalt. Või kas saab öelda? No saab, ära hakka. I swear to God, aga ma olen Maria. Kas ma... Oota, laulja. Ma eeldan, et ma olen suht kuulus, sest välismaa puhul on nii lai, et nagu ma olen suht kuulus. Kes on kuulsad välismaa meeslauljad? Mõtle, paneks sulle mingi India mingi... Ja ma eeldan, et see on keegi, keda mina... Kas ma olen Post Malone? Jaa. What the fuck? Sest ta on nagu kõige kuulatum. Seega, it makes sense. Loki oleks võinud selle laul panna, vaata. Ja ma mõtlesin, see oli mu teine pakkumine. Ei, see on nagu rekord. See oli rekord praegu. Okei, kas mina olen näitleja? Ei. Kas ma olen Maria Rannaväli? Ei ole. Jah, ei ole. Ma ei olegi küsida. Oota, aga... Jah, et ei ole. Okei. Ei ole mina. Kas mulle meeldib see inimene? Jaa. Ma arvan küll. Kas ma olen blond? Ei. Ei. Kas ma olen üle 20? Jaa. Jaa, kõvasti. Kas ma follon teda? No võib nii öelda küll, jah. Vaadake palun mu following listi. Okei, ma vaatan. Vaata, jah. Sest ma tean väga hästi, keda ma follon. Okei. Tehniliselt mitte. No vot. Sa ei follow teda. Ma ei tea, mul pole fucking... Aga ütle kõva häälega, siis sulle tuleb meelde äkki. Ei, no mul ei ole ühtegi, seda ma mäletan. välismaalane Välismaalane naine, pruunide juus, või tähendab mitte pruunide, vaid mitte blondiin. Ma olen üle 30, ma ei ole näitleja, ma ei ole laulja. Aga sa postitad sotsiaalmeediasse ikkagi väga palju. Ta postitab päevas mitu korda. Kas ma jälgin seda inimest? Ta ei ole inimene, keda sa followksid, aga sa kindlasti oled teda nagu näinud ja vaadanud. Kas ma olen Mari-Liis Kaer? Ei. Kas ma olen poliitik? Ei. No mida pekki, okei. Ta on sisulooja, keda ma ei jälgi. Tehniliselt. Tehniliselt, no... Kas ma austan teda? Ma loodaks. Kas see inimene on nagu viimasel ajal pildis olnud palju? Tema mitte. Ta on siuke inimene, et ta on kogu aeg natuke pildis. She's always there. She's always there. Kas ma olen Kris Jenner? Jaa! So she's always there. Jaa. See oli... Jaa. Nii Laura, lock the fuck in Laura. Ja ma annan ühe vihje, mõtle väga nagu laialt, abstraktselt nagu... Mis kuradi ma abstrakt... Ta on nii noor. Ta on nii noor, jah. See olen mina. Jap. Ma ütleme, et ta on sama vana kui sina. Oota, kas ma olen Laura Rannaväli? Jah. Ja nüüd on, teate, kõige tähtsam küsimus, mis pilt minust on. Palun vaata! Ma muidugi valisin kõige ilusama pildi. Slang. Ma valisin ülihoolikalt. Sa ei mõtle vaimu silmis, et ta on blond. No sa ei mõtle! Ja sa oled taga kohtunud, jah. Väga palju tehniliselt. Ei no, kuradi ma tehniliselt. Sa olid Maria, nagu minu pakkumisega nii lähel. Sellepärast, et kui ma ütlesin esimene kord Maria Rannaväli, sa pead sinna tegema flashbacki. Mitte mingi... I swear to God, kui ma olen Maria. Kas ma olen Maria Rannaväli? Ei ole. Jah, ei ole. Ma ei olegi küsida. Te olete vait ja siis te vaatad otsa mulle isegi.
Upsi. Väga naljakas. Ma arvan, et me saime ajusid ragistatud küll. See oli väga naljakas ja väga tore ja ma arvan, et me võiksime privaatselt mängida kunagi raundi, kus me paneme nagu omad tuttavad. Ja ma loodan, et aitäh vaatamast. Ja Like and subscribe. Olge tublid, nautige suve ja ärge unustage vana hea sildi mängu, kui olete sõpradega. Jaanipäeva lõppu ümber. Ma olin üks Halloween Post Malone. Jaa! Mul tuli kohe meelde. Aitäh, et te osalesite Laura nii arvaja kui siis arvatavana. Ja olge tublid, näeme järgmises videos jälle. Kommenteerige, kui tahate varsti, et teeksime jälle sama squadiga mõnda toredat mängu. Bye! Bye!